Südamlikud tervitused taas Valguse kanalilt ja mina olen Kaia-Liisa Reinut. Kui me eile rääkisime sellel teemal, et mis on siis maailmas toimuvas tegelikult ja väga paljud on ka, kes tõenäoliselt need inimesed ei ole veel päriselt ärganud, siis on küsinud minult, et kuidas on see võimalik, kui peavoolumeedia räägib meile, et Biden on võitnud, Biden on juba president ja mina räägin siin mingit hoopis teistsugust juttu. Siis mina soovitan vaadata asja natuke laiemalt, vaadata suuremat pilti. Sest kui me vaatame asju kaugemalt ja hakkame me nägema asju, mis muidu meie nina ees täiesti ilmselgelt me ei suuda näha seda, mis on meie nina all. Ja tänu sellele eemalt vaadates, natukene suuremat pilti vaadates, suudame me näha asju natuke reaalsemalt ja hakata küsima endalt küsimusi. Ja soovitan, et kes ei ole veel varem Valguse kanali videosid vaadanud, siis minge Valguse kanali, YouTube'i Valguse kanalile ja avage sealt esitusloend ja vaadake kõik videod algusest lõpuni ära, sest siis saate te aru, millest tegelikult jutt käib, mis on selle kõige taga, sest praegu, kui ma nendest asjadest räägin, siis kui teil ei oma seda varasemat taustainfot, siis teil on hästi raske mõista, millest jutt käib. Sellest kõigest, mis ma tahan rääkida, et me oleme tõesti varem rääkinud, kuid mõned asjad, mida me peame tõesti pidevalt meelde tuletama. Esimene asi, mida me peame meelde tuletama endale pidevalt iga päev, eriti siis, kui peavoolumeedia ja kõik väline üritab meid nagu alla tõmmata tagasi kolmandasse dimensiooni ja näha asju meie vana tuttava maatriksi tasandilt. Kuid nagu öeldud, need, kes on juba 5. dimensiooni oma jala tõstnud, siis päris tagasi me ei saa 3. dimensiooni enam kunagi, õnneks. Ja esimene asi, mida me peame siis meeles pidama, on see, et on olemas jumalik plaan, kuidas inimkond liigub 3. dimensioonist 5. dimensiooni. Ja kus iganes me oma eludega oleme või millises riigis parasjagu viibime, vahet ei ole, mis keelt me räägime, mis on meie, kas me oleme mingi religiooni või usuga seotud või ei ole või kas me kuulume mingisse ühingusse või ei ole. Me võime vaadata ja oma olukorrast väljapoole ja eriti need, kes siis vaatavad või loevad peavoolumeediat, siis nendele võib tunduda, et me oleme ikka väga suures jamas ja et asjad ei lähe nii, nagu me loodame või nii, nagu ma siin varasemalt siin Valguse kanalil olen rääkinud. Või siis, et me ei liigu nii kiiresti, nagu me loodame või just nii, nagu me ootame. Et see võib olla täiesti okei, et meil võivad olla sellised tunded, sest nii kui jälle saame mingid killukese peavoolumeediast, siis meil tuleb see kahtlus, kas see asi on ikka nii, et see on hästi inimlik, aga siis on vaja meeles pidada, et on olemas see jumalik plaan, kuidas inimkond liigub ja me liigume lõpuks kollektiivselt, kõik meie lähedased tulevad kaasa, keegi ei jää maha, lihtsalt meil on igalühel oma tempo. Ehk siis see, kuidas asjad kujunevad, on absoluutselt täiuslik viis, kuidas nad saavad üldse olla ja kuidas kujuneda. See on hästi oluline mõista ja meeles pidada. Sest see on just see, kuidas meie liigume kollektiivselt 3. dimensioonist 5. Just nii, nagu praegu toimub. Just nii, nagu on plaanis, et toimub. Just nii, just need tunded on need normaalsed tunded, mida me peame igaüks läbi kogema. Igaüks erineval viisil, igaüks läbi oma parasjagu, oma vibratsiooni, oma arengu sellel evolutsioonilisel teel. Ja see kõik on igaühe suhtes ainuõige ja ainunormaalne. Ja kõige tähtsam on ka see, et kui sinus pole täielikku kindlust selles,
mis ja kuidas kõik toimub. Minul on näiteks praktiliselt 99,9% täielik kindlus. See tähendab, et 0,1% on veel see, kes aeg-ajalt kahtleb siis, kui ma satun mingile infole, mille kohta mul ei ole veel sisetunne, veel ei ütle seda, mis tegelikult toimub. Seda on hästi lihtne sellest sisetundest välja liikuda, sest meid on ju eluaeg õpetatud mitte seda sisetunnet kuulama. See on normaalne. Ja kui sul ei ole seda täielikku kindlust, siis hästi oluline on ja selles olukorras saab normaalseks ja kergeks jääda ja olla siis, kui me keskendume, tulla oma keskmesse ja keskenduda iseendale. See on see, millest me oleme rääkinud. Aga ütlen selle üle, sest see on ainus koht, mille üle meil on täielik kontroll. Meile oma iseseisvus, meie oma suveräänsus, meie isiklik vägi. Sest need on need asjad, millest sõltub ka see, millist energiat me välja kiirgame. Sellest me oleme ka varem rääkinud. Ehk siis tule enda juurde tagasi, olles kohal kõikides tunnetes. Ja meenuta endale seda, kes sa oled, kes sa tegelikult oled, see valgusolend oma suures väes, kes me oleme alles ärkamas. Me oleme alles saamas teadma, kes me tegelikult oleme. Ja et selles enda keskmes me peaksime meenutama endale iga kord, kui me tuleme nagu siin ja praegu hetke, vaadata seda suuremat pilti. Ja mida mina tavaliselt teen seda suurema pildi vaadates, on see, et ma panen ennast mõttes väljaspoole maad. Näiteks kuule, ärge kuule pange, kuu ei ole nimelt planeet, kuu on satelliit ja sellest hiljem tõenäoliselt me kuuleme kõik ka täiesti avalikult. Aga pane näiteks ennast kas maa orbiidile või siis, kui sa tahad, pane ennast planeedile Marss näiteks ja vaata sealt poolt. See võimaldab vaadata asju esiteks suuremast pildist ja liikuda ka kõrgemale teadvuse tasandile. Nüüd need, kes on viiendas dimensioonis suudavad seda hästi teha ja näha seda, siis võivad inimestel tekkida nagu pildid, mis on muidu silmale nähtamatud. Me võime näha maa orbiidil erinevaid kosmoselaevu, millest ma varsti hakkan ka rääkima valguse kanalil, mis toimub selles nähtamatus maailmas meie ümber. Ja sa võid hakata nägema olendeid, keda tõenäoliselt ei näe. Et ärge siis imestage selle üle, kui teil tekivad mingid pildid sellest kõrgemast dimensioonist, suuremast plaanist vaadates. Ja kui te ei oska seda veel tõlgendada, siis sellest ei ole hullu, et me kõik oleme selles olukorras olnud ja oleme varem või hiljem. Ja ma püüan siin valguse kanalil seda teemat ka hakata valgustama, sest nüüd on lõpuks selleks aeg. Ja see, mis me saame siis teha sellest kõrgemast plaanist vaadates kõike seda asja, on samal ajal kindlustada seda, et meie ümber oleks rahu, rahulik keskkond, et me hoolitseksime enda eest, et kõige tähtsam on lõpetage peavoolumeedia vaatamine ühtlasi. Otsige vaid alternatiivseid kanaleid, kus te saate informatsiooni ja sest seal on see koht, mis kuidas te saate aru üldse, mis on valguse teenistuses olev kanal, on see, mis tekitab teis hea tunde. See, mis tekitab teis hirmu, ei ole kõrgemaks hüvanguks. Ja kindlasti mediteerimine, looduses viibimine, sest need on need asjad, mis tõstavad meie vibratsiooni ja sellest me oleme korduvalt rääkinud. Sest toimumas on meie ümber kõige imelisem show ja meil kõigil on oma roll selles, mis me mängime. Iga inimene eraldi seisvana, olles väikle puseletükk sellest suurest maailmast. Ja meil kõigil on väga suur roll ja meil kõik oleme väga tähtsad. Ja niimoodi selles kohalolus olles ja kõrgemalt tasandilt vaadates on palju lihtsam ka meenutada, miks me siin üldse oleme, miks me oleme siia sündinud ja mida tegema. Sest nii nagu ma ütlesin, kõik, mis toimub, see on jumalik täius ja meie asi on praegusel hetkel seda nautida ja hoida oma vibratsioon kõrgel endiselt.
nii et selleks korraks siis selline informatsioon ja õige pea kohtume juba Valguse kanalil.